kuna aju ei saa aru, kui vanad te olete, siis mõelge, et see võis olla siis kasulik. Aga võt, kas ta praegu on kasulik? Ehk siis inimene ja kõik inimesed, kui nad on ikkagi tervena sündinud, on väga täiuslikud. Kõigis on olemas mingid anded, kes teeb hästi süüa, kes õmbleb kiiresti, kellel on teadmisi. Ühiskond on alati eksisteerinud selle baasil, et igal ühel on oma tugevused, mida kokku liites, nagu me saame kasutada kõikide heaks. Ja milleks keegi on võimeline, ma ütlen täiesti kõrgelt, ei oska mitte keegi ette ennustada, sest et see, mida me saavutame, sõltub järjepidevusest. Ja eneseusk hakkab läbi selle järjepidevuse kasvama, sest et järjepidevalt midagi tehes saan ma kogu aeg informatsiooni, mismoodi teha või mismoodi mitte teha. Aga et seda motivatsiooni üleval hoida, on kasulik õpetada iseenda aju märkama kogu aeg ka pisikesi samme. Ehk siis, kui te lähete õhtul magama, siis mõelge, mis te täna tegite hästi ja mis õnnestus. Mitte seda, mis veel ei tegemata. Ja hommikul mõelgate, mõelge selle peale, mis on see, mis toob teile rõõmu selles päevas. Sest et see aitab meil nii-öelda motiveeritult tegutseda ka nende asjade puhul, mis mulle väga ei meeldi.